seotud kuidagi selle 3 lapsega, eks ju, hingelapsega ja mõistuse, mõtte, peenkeha lapsega ja füüsilise lapsega, et kõiki neid kolme lapsega tuleb võimelda pidevalt ja kui see protsent on ühel lapsel vähem tähelepanu, siis tuleb probleem, nagu mu papagoi ütleb, mul on probleem. No kehaga nagu elama on teada, et seal on 2 faktorit, kokkupuude õhk, maa, tulivesi, eeter, eks ju, loodusega ja toitumine füüsilise kehaga. Neid peab nagu hoidma nagu kogu aeg nagu keha liikumises ja kontaktis ja prana ja tuli ja päike ja maa ja vesi ja seal ei ole midagi keerulist ja toitumine, eks ju, toitumine läheb sisse. See mõjutab kõige rohkem meid. Natuke seda teadlikkust tõsta. Kui ma tahan nagu õnnelik olla, midagi ole teha, vaata see. Hetkel on selline jope mulle keha, eks. Ja kehale meeldib muidugi see väike askeese regulatsioon ja mingi selline asi ka, et kui seal on nagu suvaliselt täna nii, homme naa, öö ja päev, kõik on sassis, siis ka keha väsib ära see esimene laps. Teine laps on siis mõistuse laps. Informatsiooni hullus ja huputus ja maailm on tänu selle interneti nii palju informatsiooni. Aga mõistus on niigi rahutu ja kui sa seal ka sukeldud kogu aeg siin ja seal hüppad, siis mõistus on veel rahutum, aga kui mõistus on rahutu, siis on närvisüsteem rahutu ja kui närvisüsteem on rahutu, siis raske nagu õnnelik olla. Sa oled selles kires, raja kuunas, kire looduse mõju all. Ja kui on ainult kirg, sa väsitud lõpuks oled haige või depressioonis. Seda last tuleb toita või siis öeldakse, et meditatsioon või valve ongi see, et mõni läheb trenni, et ma olen nagu musklit tegema, sa võid öelda ka, et nagu peenkeha musklit lähed tegema. Osad on sellised rohkem filosoofid, neil meeldib vaielda, arutada, mis on okei, eks ju, mõnele meeldib seda rohkem, mõnele vähem, aga neil meeldib kui nagu sellist ajumusklit, või see on nii, eks ju, sa ütled, ei, see on nii, seda nagu läheb kohe sarti nagu kuule, aga see on ikkagi nii, üks räägib aiaaugust, teine aiast, eks ju. Mõlemal on võib-olla õigus omamoodi. Aga ütleme mõistusesse, aeg-ajalt ikkagi mõistuse gümnastikat teha ka, mõistuse peenkeha musklit teha ka kohas, kus on juba jalgratas leiutatud, kus on head omadused ja sisemise rahu ja omakuse püüdmatu armastuse tüübid ees juba pühakud või pühakirjad, kus räägitakse siis nagu igavestest dimensioonidest ja igavese hinge väärtustest. Seal nagu mõtiskleda, kuidas ma saaksin veel empaatiat laiendada, kuidas ma saaksin oma selle läbi füüsilise keha ja mõistuse keha ja hinge keha veel rohkem nagu seda paremini kvaliteetsemalt, sügavamalt, nagu puhtamalt teisi ja kõige kõrgemat teenida nagu. Kohe pead nagu plaane. Mitte niivõrd enda peale, mis mu kehale meeltel on vaja, mis on ka tähtis, eks ju, aga muidu ainult seal peal on kõik. Aga nagu välja poole, et kuidas ma saaksin, et see väike täpp siin, eks, ega ma saan aru küll, et ega minust siin nagu üldjuhul nagu palju ei sõltu, eks ju siin. Aga pühakud on ka öelnud, et kui nad ühe inimese suudavad eluaja jooksul natuke innustada minema valguse poole või Jumala poole, et siis nende missioon on täidetud, ega pole mõtet ka nagu liiga palju selles mõttes unistada ja oodata, et mina nüüd ja ma nagu muudan. Aga kui sa oma ruutmeetri teadust hoiad nagu sellises suhteliselt puhtalt, siis see on ka juba nagu hea, selline maksimum. Ja siis kolmas laps tuleb toita hing, sinu igavene suhe isiksusena, kõrgema looduse isiksusega, absoluudiga või Jumalaga või universumi teadusega, kuidas keegi soovib. Ja mis on selles mõttes kõige tähtsam, et sealt ehitub kõik ülejäänud ülesse, et sa võid vastu tulla, eks, et kui sul keha on terve ja siis mõistus on rahulik, et siis on nagu loomulikult parem nagu aru saada, kes sina oled ja missugune sinu igavene suhe on, sinu missioon kõige kõrgemaga, sügav armastuslik suhe igavene elust elusse, eks ju. Aga kui point on selles, et kõik rajaneb nagu hingele, vaimule. Kui vaimu ei ole, siis mateeria on selles mõttes surnud, ta laguneb, tal on vibratsioonid ja elemendid ja energiad, aga iga energia taga on energiajaam. See on ka selline lihtne loogika.